Tere! See on aku. See on patarei. Ja siin on meil veel üks aku. Need on näited keemilistest vooluallikatest, mida me igapäevaelus, tehnikas ja igal pool mujal tänapäeval kasutame. Alustame mõnedest terminitest. Eesti keeles tehakse üsna selget vahet patareil, mille me ostame poest, paneme oma seadmesse, kasutame ära ja viime taaskasutuspunkti või halval juhul ka visatakse nad prügikasti. Ja akul, mis läheb näiteks mobiiltelefoni sisse, mida saab korduvalt palju kordi laadida ja tühjendada, enne kui on aeg ta uuega asendada. Sõna patarei on tulnud eesti keelde ilmselt ladina keelest läbi mitmekordse tähenduse muutuse. Võimalik, et olete kohanud militaarterminit suurtüki patarei, aga edasi sai see kõigepealt mõningate elektriseadmete tähisseks ja siit juba edasi siis omandas tänapäevase keemilise vooluallika tähenduse. Siin pildi peal on üks esimesi patareisid, see on niinimetatud voltasammas, mis oli tuntud juba paarsada aastat tagasi ja kasutati esialgu teaduslikes eksperimentides elektrienergia saamiseks. Natuke teaduslikumates terminites me räägime primaarelemendist ehk siis patareist eesti keeles. Nagu ma juba ütlesin, need on seadmed, mis on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Ja räägime sekundaarelemendist ehk akust, mis on siis korduvkasutatav. Eristatakse veel ka kolmandat tüüpi vooluallikat. Need on kütuseelemendid, mis erinevad nii akudest kui patareidest selle poolest, et edesse saab aineid siis töö käigus lisada. Aga need on küll juba aastakümneid arenduses olnud, aga paraku igapäevakasutusse ei ole veel eriti jõudnud. Käesolevas videos me nendest ei räägi. Kuna tänapäeval on palju tegemist ka ingliskeelse terminoloogiaga, siis tasub tähele panna, et inglise keeles on kasutusel mõnevõrra teistsugune loogika. Nii akusid kui ka eesti mõistes siis primaarelemente ehk patareisid nimetatakse inglise keeles sõnaga battery. Ja kui on tarvis rõhutada, kummaga on tegemist, siis võib selle tavalise patarei kohta öelda non-rechargeable, mitte laetav patarei ja vastavalt siis akude kohta rechargeable battery. See võib tekitada vahetevahel ka segadust tekstide tõlkimisel, nii et sellega tuleb olla tähelepanelik. Rääkides erinevatest vooluallikatest, tihti me tahame neid omavahel võrrelda, vaatame kõigepealt, mis on olulisemad parameetrid ühe vooluallika juures. Kõigepealt erimahtuvus ehk energiatihedus näitab meile, kui palju energiat on võimeline üks vooluallikas salvestama ühe massiühiku või ühe ruumala ühiku kohta. Ühikud siis näiteks megajouli kilogrammi või liitri kohta või tihti elektri puhul kasutatakse ühikuid vatt-tund ja siis me saame sellised üleminekutegurid, nagu siin ka slaidil ära on toodud. Loomulikult, mida suurem on erimahtuvus, seda kompaktsem saab olla meie vooluallikas, me saame sama massiga, sama ruumalaga seadmest rohkem energiat kätte. Teine parameeter, mis praktiliselt iga vooluallika puhul ära tuuakse, on siis see pinge või potentsiaal, mis tal klemmide vahel on. Siin on terminitega natuke keerulisem. Standardne elektrokeemia termin nüüd kusagilt 2010. umbes aasta paiku on nullvoolu potentsiaal. See sõna ei ole kuigi levinud väljaspool elektrokeemia ringkondi. Kui lugeda erinevat tehnilist kirjandust, siis kohtab igasuguseid termineid. Kõigepealt aastakümneid oli nullvoolu potentsiaali asemel kasutusel elektromotoor jõud, aga kuna see ei ole tegelikult jõud, siis on tulnud selle asemele ka terve rida erinevaid termineid nagu tühijooksu pinge ja avaahela pinge. Ja lõpuks on ka klemmipinge, mis tegelikult on see pinge, mis parasjagu klemmidel on, kas siis koormuse all või ka mitte. Avaahela pinge või tühijooksu pinge on siis see, mille me mõõdame voltmeetriga, kui meie vooluallikas ei ole koormatud. Siin on mul üks standardne patarei. Paneme talle voltmeetri külge, see näitab 1,53 volti. See ei ole enam sugugi uus, see konkreetne eksemplar aegus juba 8 aastat tagasi, aga näete, annab veel täiesti korralikku pinget välja.
Oluline on siinjuures märkida, et kui me võrdleme erinevaid vooluallikaid, siis ei maksa arvata, et kõrgema nullvoolu potentsiaaliga on tingimata parem. Need on lihtsalt erinevast keemilisest koostisest tingitud erinevused. Me saame alati ühendada mitu ühesugust vooluallikat kokku ja saada kõrgema klemmipinge või kõrgema tühijooksupingega seadme. Praegusel ajal Eestis on see juba harulduseks muutunud, aga mu õnnestus veel mõned aastad tagasi Soomest osta selline patarei, mis minu noorpõlves mõnikümmend aastat tagasi oli erakordselt tavaline. Seda nimetati lapikpatarei, näete, ta on sellise kujuga. Siin on tegelikult sees 3 1,5 voldilist elementi ja kui me mõõdame selle klemmipinget, siis me näeme, et see on 4,87 volti, nominaalväärtus ilmselt 4,5 volti, see on uus kasutamata patarei ja siin on 3 1,5 voldilist elementi, need on lihtsalt kokku ühendatud ja annavad kõrgema pinge. Mõningates rakendustes on oluline selline suurus nagu vooluallika sisetakistus. Kui me kujutame ette, meil on vooluallikas ja siis on meil mingi väline ahel, kus meil tehakse kasulikku tööd, siis me tahame, et kogu see energia eralduks välises ahelas. Kui patareil on sees oma sisemine takistus, siis osa energiat kulub lihtsalt patarei soojendamiseks ja me ei saa teda ära kasutada. See on oluline ennekõike olukordades, kus on vaja suurt voolu. Näiteks akude puhul autoakul käivitamise hetkel on vaja väga suurt voolu ja on oluline, et autoakud oleks võimalikult madal sisetakistus. Samas, kui meil on mingi väikse tarbimisega seade, näiteks suitsuandur, mis ühest patareist saab oma energiat terve aasta või mitu, siis ei ole sisetakistus nii oluline ja vahel on hoopiski pikk säilivus palju olulisem. Ja see toobki meid sellise suuruse juurde nagu säilivus. Siin on jällegi mitu aspekti. Ühest küljest on säilivus, kui kaua võib see patarei või aku meil riiuli peal seista, enne kui ta loomu poolest tühjaks läheb. Ja teine aspekt just eriti akude puhul on ise tühjenemine, ehk siis see, et me laadime aku täis ja mingi aja pärast on ise tühjaks läinud, me saame ta uuesti täis laadida. Aga see võib ikkagi olla häiriv juhtudel, kui meil on oluline, et see vooluallikas pikka aega töötaks. Säilivuse lõpptähtaja on tootjad enamasti peale märkinud. Näiteks siin on mul üks üsna vana tavaline patarei, mis juba aegus märtsis 2004. Vaatame, me salvestame seda videot aastal 2020, see oli 16 aastat tagasi. Vaatame, kas sellel patareil on veel energiat alles. Ei ole, siit saab 0,03–0,04 volti. See on tõepoolest nii tühi kui ka aegunud. Siin on mul ka üks patarei, ta on meil isegi kilekotis, ma ei taha teda siit välja võtta. Nõukogude aegne, aastaarv on siin peal juuni 1990 ja näete, see on hakanud lekkima. Siit on tulnud mingid valget ollust välja, me räägime kohe nende kemismist pikemalt. See on tõenäoliselt kaaliumhüdroksiid, sellepärast ma ei taha teda ka siit kilekotist välja võtta. Kui nüüd veel akudest rääkida, siis üks oluline suurus on veel laadimistühjenemiskordade arv. Nimelt laadimine kui tegevus ikkagi mõnevõrra kulutab akut peale igat laadimistühjenemistsüklit, ei ole ta nii-öelda enam endine ja selle tõttu on see arv oluline sellistel tänapäevastel mobiiltelefoni akudel nagu see siin või ka see siin. Loetakse kusagil 500–1000 korda. See ei ole mitte nii, et kui saab see arv täis, siis äkki kukub korraga nulli. Tõenäoliselt, kui teil on juba mõningane kogemus mobiiltelefonidega, siis kui nad vanemaks jäävad, hakkab lihtsalt see aku kiiremini tühjaks saama. Ja lõpuks siis saabub aeg, kui aku tuleb välja vahetada. Vaatame siis, millised on tavalisemad keemilised vooluallikad, mida me siin igapäevaelus kasutame. Kõigepealt esimene tüüp, mida tegelikult enam peaaegu kauplustes ei kohta, on niinimetatud tsink-süsielement või korrektsemalt siis tsink-mangaandioksiidelement. Enamasti, kui need veel müüdi, tundis nad ära selle järgi, et nende peal oli kirjutatud võimalikult uhked kirjad nagu Super Heavy Duty ja Super Life ja
Superpower Ace ja nii edasi. Tegelikult olid nad siis tunduvalt lahjemad või kehvemad kui leeliselemendid, mida me kohe järgnevalt vaatleme ja mis on praeguseks turu praktiliselt 100% vallutanud. Siin joonisel on siis toodud ühe seda tüüpi elemendi ristlõige ja siseehitus. Oma nime süsinikelement või süsielement on saanud siin keskel oleva süsinikelektroodi järele ja samuti seda ümbritsevas sellises pastalaadses olludes on samuti grafiidipulbrit, aga tegelikult süsinik on siin ainult elektrijuhiks. Olulised komponendid on siis hoopiski tsinkest, mis toimib anoodina, ja mangaandioksiidi pulber, mis toimib siis katoodi olulise komponendina. Ja kui see element töötab, siis tsink oksüdeerub, nagu anoodil ikka toimub oksüdeerumine. Selle käigus siis tulevad 2 elektroni, mis lähevad läbi välise vooluahela katoodile. See on see meie kasulik energia. Ja katoodil nad siis liituvad mangaandioksiidiga ja tekib mangaan 3 oksiid. Ja selle katoodi reaktsiooni käigus tekib ammoniaak, mis seotakse tsinkioonidega, mis tekkisid anoodil ja lõppkokkuvõttes ammoniaak meil ei leki, muidu see süsteem ju eraldaks küllaltki haisvat gaasi. Nii see õnneks ei ole. Ja siin on üks internetist pärit joonis, kus on siis näha, mis täpsemalt selle patarei sees on. Number 1 on veel üks lammutamata patarei, 2 on kest. Edasi 4 ongi seal keskel see grafiitpulk, 5 ja 6 siis need ülejäänud komponendid, 7, 8 on kest ja tihendid ja 9, 10 on siis selle patarei otstes olnud metallkatted, mille kaudu toimub siis ühendumine välise vooluahelaga. Sellisel patareil on 2 põhilist puudust. Üks on see, et võrreldes kaasaegsemate patareidega on ta suhteliselt väike erimahtuvus, 36 vatt-tundi kilogrammi 92 siis liitri kohta. Edaspidi saame neid võrrelda ka alternatiividega. Ja teiseks ta üsna kiiresti nii-öelda aegub. Võib isegi esile tuua veel ka 3. puuduse, nimelt tühjenedes see klemmipinge pidevalt langeb üsna tugevasti ja see tekitab mitmesugustes elektroonikaseadmete kasutamise puhul raskusi. Kui te lähete poodi ja ostate tavalisi patareisid, siis see, mille te saate, on niinimetatud leeliselement või ingliskeelse terminiga siis alkaline battery. Praktiliselt kõikidel on neil ikkagi see alkaline sõna tänapäeval ära toodud, et neid siis eristada eelmise põlvkonna nii-öelda tavalistest süsinik, tsink, mangaan elementidest. Selliste patareide konstruktsioon ja seal toimuvad keemilised protsessid omavad nii sarnaseid kui erinevaid jooni võrreldes äsja vaadeldutega. Konstruktsioonis siis on meil sedapuhku elektrijuhiks tsentraalne metallpulk, mida ümbritseb negatiivseks elektroodiks olev tsinki sisaldav pasta. Edasi on boorne separaator ja siis tuleb katoodiruum, mis sisaldab mangaandioksiidi. Ja oluline erinevus võrreldes niinimetatud süsinikelemendiga on siis selles, et elektrolüüt sisaldab leelist, tüüpiliselt on see kaaliumhüdroksiid, kus siis anoodil tsink reageerib hüdroksiidioonidega ja sealjuures vabanevad elektronid, mis siis läbi välise ahela suunduvad katoodile, kus nad seonduvad täpselt samamoodi nagu süsiniku baasil töötavas elemendis mangaandioksiidiga, aga kuna meil nüüd on tegemist tugevalt leeliselise keskkonnaga, siis eralduvad sedapuhku hüdroksiidioonid, mis saavad siis taaskord minna nii-öelda uuele ringile, anoodile.
Paneme tähele, et meil hüdroksiidioone eraldub ja tekib samas koguses ja selle tõttu on hüdroksiidiooni kontsentratsioon süsteemis kogu aeg sama, mis omakorda võimaldab hoida elektromotoorjõu suhteliselt konstantsena. See on selle patareitüübi üks oluline eelis võrreldes süsinikupõhisega, et kasutamisel elektromotoorjõud väheneb suhteliselt vähe ja alles siis, kui patarei on juba päris tühi, siis langeb üsna äkiliselt ära. Aga muidugi põhiline, miks need elemendid on süsinikelemendid praktiliselt tänapäeval välja tõrjunud, on nende oluliselt suurem energiamahutavus, 85 kuni 190, see nüüd sõltub tootjast ja konstruktsioonist ja paljudest nüanssidest, või siis liitri kohta 250 kuni 434 vatt-tundi. Sellised andmed siis õnnestus mul internetist leida. Kolmas patarei tüüp, mida kauplustes samuti suures valikus müüakse, on erinevad liitiumelemendid, inglise keeles siis ka lithium battery. Ja kõige tüüpilisemalt tulevad nad selliste ümmarguste, väga erinevat mõõtu elementide kujul. Tunduvalt harvem on saada tavalisi AAA või AA mõõtu patareisid, mis on samuti liitiumipõhised. Näete, isegi üsna raske olla pakendi järgi eristada, tootjad kasutavad sama disaini, aga see on siis leelispatarei ja see on liitium. Kuigi neid mõlemaid nimetatakse liitiumelementideks, on nad tegelikult keemiliselt suhteliselt erinevad. Võiks öelda, et erinevamad, kui olid äsja vaadeldud tsingi ja mangaandioksiidi põhised variandid. Kõigepealt siis need nii-öelda väikesed ümmargused, muideks siin on ka natukene suurem variant mul, siin on 2 sellist pulka ilmselt sees. Selliste elementide konstruktsioon on siis suhteliselt lihtne, siin on põhimõtteliselt 2 kihti, mingi eraldajaga eraldatud, kust ioonid saavad läbi liikuda. Ja katoodiks on täpselt samamoodi nagu ka kõigis varem vaadeldud süsteemides mangaandioksiid, mis siis võtab välisest ahelast vastu elektrone ja reageerib ühtlasi liitiumi ioonidega, mis tulevad läbi selle joonistel punaselt kujutatud separaatori siis anoodilt. Ja anood on põhimõtteliselt liitiummetall, mis patarei töötamisel eraldab elektrone, mis siis läbi välise vooluallika katoodile liiguvad. Nüüd paneme tähele, et kui mõlema mangaan-tsink-elemendi nominaalne elektromotoorjõud on umbes 1,5 volti, siis sellistel liitiumpatareidel on see 3 volti. Näete, see konkreetne patarei annab meil siin 3,04 välja. Nii-öelda AA või AAA mõõtu patareid kasutavad hoopis teistsugust katoodi, mangaandioksiidi asemel rauddiisulfiidi, mille reaktsiooni liitiumioonidega ja välisest ahelast tulevate elektronide osavõtul tekib siis liitiumsulfiid ja metalliline raud. Nimetatakse neid siis ka liitium-rauddiisulfiid patareideks ja nende nominaalne elektromotoorjõud on 1,5 volti. Kui ma võtan praegu siit nüüd tuttuue sellise patarei ja me seda mõõdame, siis tegelikult on ta isegi mõnevõrra kõrge. 1,81 näitab mul siin voltmeeter. Nüüd tuleb olla veidike ettevaatlik, võib-olla mõnedes rakendustes on seda natukene palju võitu. Ja mis on siis liitiumpatareide eelised võrreldes mangaan-tsink-elementidega? Üks on see, et neil on väga pikk säilivusaeg. Me salvestame seda siin aastal 2020. Need patareid on mul juba mõned aastad seisnud. Ja siin, kui hoolega vaadata, on säilivusajaks märgitud 2028. Kui ma õigesti mäletan, siis tootmise hetkel lubati neile 10 aastat säilivust. Ja teine oluline pluss sellistel patareidel on nende veelgi suurem energiatihedus. Liitium-mangaandioksiid ehk siis nendel nööpelementidel 150-300 vatt-tunnini kilogrammi kohta. Ja liitium-raudsulfiid samuti pakutakse umbes 300 vatt-tundi. Kui me nüüd võtame kõik need 4 vaadeldud süsteemi kokku, siis paneme tähele, et elektromotoorjõud on nii mõlemal tsink-mangaandioksiid kui ka liitium-raudsulfiidil umbes 1,5 volti.
liitium-mangandioksiid nendel nööppatareidel tüüpiliselt umbes 3 volti. Ja energiamahutavused erinevad üsna drastiliselt kilogrammi kohta kusagil 8 korda ja ruumala kohta samuti üle 7 korra. 710 on meil siin siis liitium-mangandioksiidil märgitud maksimaalseks teadaolevaks energiamahutavuseks ruumala kohta. Ja siit on ka üsna ilmne, miks need klassikalised süsielemendid enam tänapäeval konkurentsis läbi ei löö. Hea on teada, et mitte iga nööppatarei ei ole liitiumelement. Samasuguste põhimõtteliste kujundustega on ka päris palju leeliselemente saadaval, et tuleb siis konkreetselt pakendi pealt ja ka konkreetse seadme juhendist või kesta pealt uurida täpselt, milline patarei sellesse läheb. Suhteliselt sarnase kujuga ja suurusega, aga siiski natukene erinevad. Tsink-mangaanelemendid annavad üldiselt 1,5 volti ja liitiumpatareid siis 3 volti, et nad reeglina ei ole üksteisega asendatavad. Kui me nüüd küsime, kus kohas ühte või teist patareid kasutatakse, siis tsink-mangaanelemendid on kindlasti energiaühiku kohta palju kordi odavamad kui liitiumpatareid ja seega suurel määral paneb selle asja paika. Kui mass ja ruumala ei ole primaarsed, siis on kindlasti eelistatud sellised patareid, sellepärast et saab odavama hinna juures tunduvalt rohkem elektrienergiat kätte. On need siis taskulambid, suuremad telekapuldid, mänguasjad ja paljud muud rakendused. Samal ajal kui sellised pisikesed elektroonikaseadmed, puldid igasugused, võib-olla võtmehoidjasse ehitatud väiksed LED-taskulambid ja mitmesugused muud kompaktsed seadmed eelistavad siis sedasorti vooluallikat. Sellise nööp-liitiumpatarei võib leida ka praktiliselt igast laua- ja sülearvutist, kus selle ülesandeks on arvuti kella töös hoidmine, kui see on muudest toiteallikatest lahutatud. Ja arvestades liitiumpatareide head säilivust, reeglina nad ei vajagi vahetamist, vaid kestavad 10 aastat ja kauemgi, kuni juba selle seadme enda tööiga saab läbi. Käekellades on ka ühte ja teist, on niisuguste väikeste nööpidena vormistatud käekellapatareisid, nii leeliselemente kui ka liitiumipõhiseid. Järgmiseks tuleme akude juurde. Aku on selline galvaanielement, mis on oma konstruktsioonilt ja disainilt mõeldud korduvaks laadimiseks. Ajalooliselt ilmselt kõige vanem tänapäevani kasutusel olev süsteem on pliiaku, tuntakse seda ka autoaku nime all ja mõeldud on siin siis klassikalisi bensiini- või diiselmootoriga autosid, mille käivitamiseks niisuguseid akusid kasutatakse. Tavaliselt seda tüüpi akud tegelikult ei kujuta endast mitte ühte galvaanielementi, vaid neid on ühes korpuses kõige sagedamini 6 tükki. Et siis kui ühe galvaanielemendi klemmipinge on 2 volti, siis selline aku annab tüüpiliselt välja 12 volti. Pliiaku iga element koosneb siis pliid sisaldavatest plaatidest, katood sisaldab pliidioksiidi ja anood on põhimõtteliselt puhas plii ja nende vahel on siis väävelhape, klassikalises akus ongi vedelane hape, mida tuli ka muideks aeg-ajalt sinna juurde valada, aga moodsamates akudes on mingi immutatud materjal või geel, nii et seda akut saab vabalt ümber pöörata, see hape ei voola kuidagimoodi välja ja ei ole ohtlik nii kaua, kuni see korpus terve on. Ja kui me sellisest akust voolu võtame, siis katoodi peal reageerib see pliidioksiid väävelhappega, moodustades pliisulfaadi ja võtab vastu elektrone välisest ahelast. Ja anoodi peal reageerib plii sellesama väävelhappe anioonidega ja moodustab samuti pliisulfaadi. Nii et kui aku on tühi, siis tegelikult on tema elektroodide koostis sama, aga nende mehaaniline konstruktsioon on mõnevõrra erinev, et päris teistpidi laadida akut ei õnnestu, siis ta enam ikkagi korralikult ei tööta meil. Enne kui me läheme edasi, üks kõrvalepõige jällegi terminitesse. Nimelt aku puhul tuleb meil hoolega jälgida terminite anood ja katood kasutust.
Meenutame, et meil on elektrokeemia standard, et anoodil toimub oksüdeerumine ja katoodil redutseerumine. Kui me nüüd akut laeme, toimuvad need protsessid ühtepidi, kui aku tühjeneb, toimuvad need samad protsessid teistpidi. Näiteks pliiakus meil tühjenemisel anoodil plii oksüdeerub plii2 ioonideks ja katoodil vastavalt plii4 oksiid redutseerub plii2 ioonideks. Kui me laeme sedasama akut, siis meil anoodi ja katoodi nimetused vahetavad kohad. See elektroon, mis oli hetk tagasi anood, on nüüd laadimisel katood ja plii2 ioonid muutuvad metalliliseks pliiks ja vastavalt teine elektrood saab meil nüüd olema anood ja seal siis plii2 ioonid muutuvad plii4 ioonideks, moodustavad plii4 oksiidi. Samas see, kumb elektrood on positiivne ja kumb elektroon on negatiivne, ei sõltu sellest, kas me laeme või me tühjendame akut. Ja seda tuleb siis terminoloogiliselt hoolega jälgida, seda enam, et erinevad veebiallikad, erinevad õpikud käsitlevad ka kord akusid laadimise, kord tühjenemise seisukohalt. Käesolevas videos me järgime põhimõtet, et kõik reaktsioonid, mis me toome, on tühjenemisreaktsioonid, on nad siis ühekordsetest patareidest või akudest, et oleks ühesugune standard. Ja vaatame siis üle ka pliiaku parameetrid. Pliiaku annab meile 30-40 vatt-tundi kilogrammi kohta või siis 60-75 vatt-tundi liitri kohta, olles sellega samas suurusjärgus kui ühekordse kasutamisega mangaan, tsink, süsinik element. Kus kohast me siis pliiakusid igapäevaelus kohtame? Kõigepealt autodes ja teistes transpordivahendites. Seal on nad kasutusel mootorite käivitamiseks ja üllataval kombel isegi elektriautodes on tavaliselt ikkagi ka 12-voldine pliiaku olemas, sellepärast et kogu tavaline autoelektroonika, alates raadiost ja lõpetades tuledega, töötab endiselt tavaliselt 12 voldi peal ja niimoodi on lihtsalt lihtsamaid autosid toota ja konstrueerida. Need suhteliselt kompaktsed pliiakud, mida te siin minu ees laual näete, on pärit katkematu toitepinge allikatest ehk upsidest, mida me kasutame siin oma arvutite juures. Umbes sama mõõtu akud on veel kasutusel valveseadmetes, mootorratastes ja mitmetes muudes kohtades, kus siis ei ole väga oluline energiatihedus, kuivõrd suhteliselt odav hind. Ja samuti see aku on väga vastupidav igasugustele keskkonnamõjudele. Ta annab väga tugevat voolu, ehk tal on väga väike sisetakistus, mis on oluline just nimelt käivitusvoolu saamiseks. Ja tal on ka väga suur laadimis-tühjenemistsüklite arv. Ja sellisena tundub, et nad ei kao esialgu meie igapäevaelust veel kuhugi. Kui te lähete poodi ja vaatate patarei riiulisse, siis tõenäoliselt te leiate tavaliste AA või AAA mõõtu patareide kõrval ka täpselt sama mõõtu akusid. Need on tüüpiliselt nikkel-metall-hüdriidakud, lühend siis selline, nagu siin ekraanil näha. Ja ega neid tavalisest leeliselemendist väga lihtne eristada ei olegi, peab hoolega vaatama, mis kirjad siin peal on. Näiteks sellel siin on siis öeldud ready to use rechargeable battery. Et selle järgi saab aru, et tegemist on hoopis millegi muuga kui tavaline leeliselement. Oma sisemiselt ehituselt on need akud oluliselt erinevad ühekordse kasutamisega patareidest. Nimelt on siin sees siis selline spiraalselt kokku keritud kihtide kogum. Ja tegemist on siis spetsiifiliste metalli ja metalliühendi kihtidega, mille vahel on isoleerimiseks pandud kas paberist või mingist sünteesmaterjalist eraldaja. Sellise aku katoodiks, jällegi katood siis tühjenemise seisukohalt või pluss elektrood, on nikliühend nikkeloksiid-hüdroksiid, mis tühjenemisel võtab siis vastu jällegi välisest ahelast elektrone ja muutub nikkelhüdroksiidiks, eraldades OH- ioone. Ja anoodiks on metallhüdriid, see M on tegelikult erinevates akuvariantides mõnevõrra erinev, kohe räägime sellest veidi pikemalt. Ja see siis ühineb hüdroksiidioonidega ja vabaneb vaba siis metallisulam või ühend
vesi ja elektronid, mis saavad minna läbi välise ahela katoodile. Mis asi on siis see salapärane M või metall, mis nende akude sisemuses on? Neid on jällegi kasutusel erinevate tootjate variandis, aga kõige levinum on selline ühend valemiga AB5, kus siis A on lantaan, tseerium, neodüüm, praseodüüm. Need on kõik suhteliselt haruldased elemendid, kuuludes lantanoidide hulka. Ja B on siis nikkel, koobalt, mangaan, alumiinium või ka nende mingi kombinatsioon. See ei ole sugugi ainukene variant, nagu ma ütlesin, et neid eri tootjate variantides on ka veel erinevaid. Ja siin on siis ka üks internetist pärit foto. Üks selline aku on lahti võetud. Number 1 on siis ilmselt gaas positiivse elektroodiga. 2 on metallkest, mis peab tagama ka selle asja lekkekindluse. Ja 3, 4 ja 5 on siis selle rulli keeratud elektroodide erinevad kihid. Võrreldes pliiakuga on meil siin tunduvalt suuremad erimahutavused. Kilogrammi kohta umbes 100 vatt-tundi ja liitri kohta umbes 400. Nikkel-metallhüdriidakkude standardseks klemmipingeks loetakse 1,2 volti. See meil siin on mõne aja eest laetud ja annab praegusel hetkel välja 1,30. Tõenäoliselt, kui talle koormus taha panna, see mõnevõrra langeks. Ja meenutame, et nad on mõeldud asendama samade mõõtmetega leeliselemente, mille standardne elektromotoori jõud on 1,5 volti. Mõnedel juhtudel see võib olla probleem. Vahel mõned elektroonikaseadmed ei ole arvestatud sellise pingega töötama, aga enamasti tänapäeva sellest probleeme ei teki ja saab asendada edukalt ühekordse kasutamisega patarei siis akuga. Ja kui seda seadet vähegi sagedamini kasutatakse, võib see anda päris märgatavat rahalist kokkuhoidu. Ja viimasena täna tuleme liitiumakkude juurde, mis on ilmselt kõige levinum vooluallikas igapäevastes elektroonikaseadmetest, nagu mobiiltelefonid, sülearvutid, muusikapleierid ja mis iganes muud väiksemad ja suuremad seadmed, aga samuti näiteks elektriautodes. Korrektne nimetus on siis liitium-ioon-aku, aga väga tavaline on öelda ka lihtsalt liitiumakku nende kohta. Nende laadimise ja tühjenemise aluseks on metallijoonide, siis liitiumioonide liikumine ühelt elektroodilt teisele. Sellise aku plusselektroodiks on tüüpiliselt koobaltiühendid, kui kasutatakse ka teisi variante. Ja miinuselektroodiks on grafiit, süsinik põhimõtteliselt, mis on siis võimeline oma kihtide vahele võtma vastu liitiumiaatomeid või ioone. Ja tühjenemisreaktsiooni võib põhimõtteliselt kirjutada selliselt, et meil on 6 süsinikuaatomi kohta 1 liitiumiaatom ja see siis annab ära ühe elektroni välisesse ahelasse, muutub liitiumiooniks ja liigub läbi aku keskel oleva separaatori teisele elektroodile. Tühjenemise hetkel siis on see katood, kus kohas ta võtab vastu elektroni välisest ahelast ja liitub seal oleva koobaltoksiidiga, moodustades siis sellise segaühendi liitium-koobalt O2. Ja laadimisel vastupidi sunnitakse siis liitiumi-ioonid liikuma plusselektroodilt miinuselektroodile ja nad nii-öelda lükatakse jällegi sinna grafiidikihtide vahele ja seal nad siis püsivad, kuni me järgmine kord tahame akust voolu saada. Liitiumaku nominaalseks elektromotoori jõuks loetakse 3,7 volti, aga võtame siin selle reaalse aku ja mõõdame, näete, see annab meil värskelt laadituna välja koguni 4,14. Eks ta siis koormuse all ja tühjenedes mõõdukalt langeb ja kusagil 3,2-3,3 peal on see aku siis päris tühi ja vajab uuesti laadimist. Liitiumakusid valmistatakse kõikvõimaliku kuju ja mõõtmetega. Siin minu ees laual on mõned mobiiltelefoni akud, see on ühe fotoaparaadi aku, see on GoPro aku. Need on sellised suhteliselt kompaktsed ja mõned ka muideks üsna õhukesed variandid. Siis on mul siin mõned sülearvutite akud. Nendel on tõenäoliselt sees tegelikult mingid
võib-olla mitte päris sellised, natuke teise suuruse ja kujuga, aga ümmargused elemendid võib oletada. Ega me päris täpselt ei tea, ei ole neid kunagi lahti lammutanud. Ja siin on mul küll nüüd lahti lammutatuna üks akupank, selline, millega võite laadida oma nutiseadet, kui selle enda aku on tühjaks saanud. Ja näete, siin on siis sees tegelikult selline ümmargune aku ja ka natukene elektroonikat, mis siis selle aku poolt antava 3,7 volti nominaalselt teisendab siis USB jaoks 5 voldiks ja laadimisel tagasi 5 voldist teeb selle 3,7 talle. Lisaks on siin arvatavasti ka mõni valgusdiood ja mingit muud lisaelektroonikat, et seda akut ülelaadimise eest kaitsta. See on üleüldse liitiumakude puhul oluline teada, et nad on mõnevõrra õrnad, neid ei tohi üle laadida, neid ei tohi liigselt tühjendada. Enamasti siis nad töötavad tandemis mingi elektroonikaga, mis selle eest hoolitseb ja võib-olla olete ka ajakirjandusest lugenud lugusid, kuidas sellise elektroonika rikkimineku korral on mõned seadmed ka põlema läinud või lausa plahvatanud. Siin oli mõni aasta tagasi üks mobiiltelefoni mudel, mille tootja lausa tagasi kutsus, sellepärast et nad kippusid üsnagi massiliselt põlema minema. Et selliste akudega on selliseid asju juhtunud, aga samas kui see elektroonika toimib ja kõik on korras, siis nad on täiesti ohutud ja igapäevakasutuses. Ja samuti kasutatakse just seda kemismi tänapäeval elektriautodes. Küllaltki kuulus firma Tesla näiteks muide paneb oma suured autoakud kokku täpselt samasuguste mõõtmetega väikestest elementidest ja neid on lihtsalt hästi palju, kogu auto põhjaalune pannakse neid täis, ühendatakse nad omavahel kokku ja selle peal need kuulsad Tesla autod meil sõidavadki. Teised tuntud tootjad nagu näiteks Nissan kasutavad suuremaid spetsiaalselt sinna auto sisse mõõtmete poolt mahutatavaid akusid. Liitiumi-iooni aku põhiline eelis ongi see, et ta on üsna kerge, üsna suure erimahtuvusega ja samas ikkagi mingi 500–1000 korda taaslaetav. Ja siin on siis ka mõned parameetrid, 195 vatt-tundi kilogrammi kohta, 560 vatt-tundi liitri kohta. Ja kui me võrdleme seda teiste täna käsitletud akutüüpidega, siis me näeme, et ta ületab kusagil 2-kordselt siis kilogrammi kohta ja mõnevõrra ka ruumala kohta nikkel-metallhüdriidaku ja mitmekordselt, peaaegu 10-kordselt siis liitri kohta ja 5-6-kordselt kilogrammi kohta pliiaku. Elektromotoori jõud, nagu näete, on igaühel erinev, sellega tuleb arvestada. Nad ei ole omavahel vahetatavad ja ei plii ega liitium-ioon-akud ei ole ka vahetatavad klassikaliste patareidega. Lõpetuseks siin veel ka koondtabel kõigi nende täna räägitud patarei ja akutüüpide kohta. Võime siis öelda, et pliiaku ja süsinikelement on enam-vähem ühes suurusjärgus ja teisest küljest siis liitiumpatareid ja liitium-ioon-akud moodustavad selle tänapäevase elektriliste vooluallikate eliidi. Selline oli siis väike ülevaade enim levinud keemilistest vooluallikatest. Tänan kuulamast!